Tere tulemast tagasi jõuelektroonika meistriklassi. Täna on teemaks päikesepaneelid ja jõuelektroonika muundurid. Ja täpsemini öeldes siis millised päikesepaneelid, fotogalvaanilised päikesepaneelid. Need on siis sellised paneelid, mis suudavad teha päikeseenergiast elektrit. Aga meil on ka olemas veel, eks ole, teatavasti siis teist tüüpi tehnoloogia, mis toodab päikese valgusest sooja ja saab kasutada sooja vee tootmiseks või kütteks. Aga meie teema on ikkagi seotud muunduritega, jõuelektroonikaga ja seetõttu me räägime siis fotogalvaanilistest päikesepaneelidest. Ja üritame leida vastuse küsimusele, miks ja kas on vaja päikesepaneeli juurde elektrimuundurit. Mis juhtub siis, kui me võtame päikesepaneeli ja ühendame näiteks aku siin otse külge, kas ta hakkab laadima? Mis on probleemid ja kas meil on vaja sinna muundurit tingimata? Aga enne kui me sinnamaale jõuame, siis tuletame meelde, mis asi on üldse päikesepaneel ja kust kohast see elekter tuleb. Et päikesepaneeli põhimõtteliselt võiks vaadelda lihtsustatult siis pooljuhtkomponendina või dioodina. Et päikesepaneel sisuliselt koosneb nagu dioodki kahest pooljuhist. Ütleme siis niimoodi, et päikesepaneel koosneb küll ränist, see kristall koosneb ränist, aga seal on kahte eri tüüpi ränikristallid on kokku pandud ja neid siis kutsutakse P-tüüpi juhtivusega räniks ja N-tüüpi juhtivusega räniks. Nii et päikesepaneel, täpselt nagu dioodki, on siis selline komponent, mis tegelikult, mille üks pool on tehtud P-tüüpi juhtivusega ränist ja teine pool siis N-tüüpi juhtivusega. P ja N, millele need viitavad? Need viitavad siis sellele, mida on selles pooljuhis rohkem. Kui me võtame puhta räni, siis seal on elektronid ja aatomid, kõik on tasakaalus, seal summaarne laeng on 0. Kõik elektronid, ütleme, siis on seotud aatomi tuuma ümber ilusasti kristallvõres. Räni on kristalliline materjal ja vabu elektrone ei ole. Kui nüüd aga sinna ränisse lisada teatuid lisandeid, siis meil saame tekitada siin nii-öelda elektronjuhtivuse ehk siis tekitada olukorra, kus vabu elektrone nagu on rohkem kui positiivselt, kui siis neid teisi aatomeid. Ja sellisel juhul siis tekib meil selline pooljuht, kus on väga lihtne tekitada elektrivoolu elektronide näol. P-tüüpi materjal on nüüd selline, kust on elektronne aatomite ümbert ära võetud või on lisatud õigemini selliseid aatomeid, kus on väliselektron kihis on elektronide puudujääk. Ja summaarselt siis sellised aatomid kokku annavad positiivse laengu ja neid kutsutakse aukudeks. Ja siis saamegi, siit see P-täht tulebki ja selline kristall kokkuvõttes siis omab nagu plusslaengut. Siin võib elektrivoolu väga lihtsasti tekitada aukude näol. Augud on siis aatomid, mille välises elektronkihis on elektrone puudu. Nad on nagu augud, kuhu imetakse elektrone sisse kõrvalt. Aga siin me pooljuht materjaliteadusesse ei taha detaili laskuda, lihtsalt ütleme, et meil on siis päikesepaneel, mis koosneb kahest siis sellisest
tüübist, N-tüüpi juhtivusega ränist ja B-tüüpi juhtivusega ränist. Kui me need kokku paneme, siis tekib meil BN-siire ehk siis selline pind, kus need kahte tüüpi ränid omavahel kokku puutuvad ja loomulikult, kui me paneme N-tüüpi, kus on elektrone ülekülluses ja B-tüüpi kokku, kus on augud, mis tahaksid elektroni enda sisse saada, tõmbavad enda poole, siis me loomulikult need augud tõmbavadki siit osa elektrone enda sisse ja kokkuvõttes muutuvad omandavad negatiivse laengu ja samamoodi osad augud hüppavad siia teisele poole üle ja tekitavad siia positiivse laengu N poole peale. Ja mida rohkem neid auke siiapoole liigub või elektrone siiapoole, seda suuremaks barjäär siin läheb. Miks barjäär? Siin tekib plusslaeng ühele poole, negatiivne laeng teisele poole. See tegelikult tähendab, et meil on siin elektriväli. Siin siirdel tekib elektriväli, mis nagu oleks vastussuunas selle kristalli tavastruktuurile, pluss siin, miinus siin, aga siin on vastupidi. Nii et tekib selline tõkkekiht, mis takistab, siin negatiivne laeng takistab nendel elektronidel siiapoole liikumist ja tekib selline uus tasakaal, tõkkekiht, mis tegelikult lõpetab ära igasuguse edasise voolu ja kokkuvõttes on see kristall jälle tasakaalus, pinget ei teki ja elektrivoolu ka ei teki. Kuidas me siis saame siis ikkagi sellisest kristallist elektri kätte? Elektri jaoks on vaja nüüd välist mõju ja selleks ongi siis päike. Et päikeselt tulevad päikesekiirgus, mis on sisuliselt footonid ja need footonid läbivad seda N-tüüpi pooljuhti, mis meelega tehakse hästi õhukene ja see on see päikese poole keeratud pool, see sinist värvi pool päikesepaneelidel. Siit need footonid läbivad seda, tabavad tõkkekihti ja lõhuvad seda sisemist tõkkekihti siin, löövad siit nii-öelda lahti vabu elektrone ja vabu auke. Ja need vabad elektronid tänu selle sisemisele elektriväljale liiguvad alati ühes suunas, ehk siis need elektronid liiguvad siia üles suunas, need, mis on nüüd footonite poolt lahti löödud, ja augud liiguvad siia alla suunas. Ja siis, kui me nüüd vaatame seda kristalli uuesti terviklikult, siis tegelikult me saame sellise olukorra, et kui me siia joodame elektroodid külge, siis meil tegelikult tekib siia alla plusslaeng, kuna siin on aukude üleküllus ja siia ülesse tekib negatiivne laeng, seal on elektronide üleküllus. Ja meil ongi tekkinud pinge footonite ehk päikeseenergia jõul. Ja edasi on juba lihtne ja loogiline mõelda, et kui me nüüd võtame siit, ühendame selle mingisuguse koormusega selle seadme päikesepaneeli, et võtame kas või siis näiteks hõõglambi. Siis kui me nüüd selle päikesepaneeli ühendame kenasti juhtmetega ära, siis meil siin tekib elektrivool ja see hõõglamp või lamp läheb põlema ja ongi meil tekkinud päikeseenergia on muundatud elektriks. Et see on päikesepaneeli põhimõte hästi lihtsustatult, aga kuidas ta täpselt töötab, ei olegi minu eesmärk seletada ära, vaid ma tahaks hoopis jõuda sinnamaale, et miks on vaja siia nüüd mingit muundurit või kas on üldse muundurit vaja. Et tihtilugu ju tegelikult, kui me räägime päikesepaneelidest, siis tavaline pilt on meil selline, et meil on kuskil aias või katusel on päikesepaneel ja siis alati seal juures kipub olema meil mingit sorti muundur.
mis siis midagi teeb. Et no näiteks me tahame akut laadida, meil on akupatarei ja siin aku ja päikesepaneeli vahel kipub olema meil alati muundur ja antud juhul siis alalispingemuundur. Aga vaat nüüd on küsimus, et kas ilma muundurita ei saa, et mis siis, kui me ühendaks selle aku otse päikesepaneeli külge ja miks seda muundurit on vaja? Okei, see on meil küsimus, aga selleks, et sellest aru saada, siis vaatame üldse, mis tüüpi allikas see päikesepaneel on. Teatavasti meil on pingeallikas, vooluallikas. Mis asi on pingeallikas? Pingeallikas on meil siis U ja I. Pingeallikas on siis selline allikas, mis hoiab konstantset pinget sõltumata voolust. Noh, ütleme, et siin on näiteks 12 volti ja vahet ei ole, milline on koormus, milline on vool. Pinge on stabiilne ja konstantne. Ja siis samamoodi meil on olemas vooluallikas. Vooluallikas teeb täpselt vastupidist asja. Tema hoiab konstantset stabiilset voolu sõltumata sellest, milline on pinge tema klemmidel. Vooluallikas muideks võib ka lühise korral anda nullpinge korral ikka 4 amprit voolu. Pingeallikas samamoodi avatud ahela või tühijooksu korral, kui koormust üldse ei ole, annab 12 volti, lühise korral samuti 12 volti, ainult et vool läheb siis lõpmatusse. Et need on ideaalsed voolu- ja pingeallikas. Et siin on siis U on konstantne ja siin on vool, I on konstantne. Aga milline on nüüd siis päikesepaneel nendest kahest? Kas tal on pinge konstantne või tal on vool konstantne? Päikesepaneeli tunnusjoon on midagi sellist. Igatepidi kõverik. Ehk siis tuleb välja, siin on meil vool ja siin on paneeli pinge. Tuleb välja, et päikesepaneelil ei ole mitte midagi konstantset ega stabiilset. Pinge muutub ja vool muutub ja nad sõltuvad üksteisest. Sõltub, milline on pinge, siis selline on vool. Ja ehk siis ta on väga mittelineaarne allikas. Mina kutsun seda hübriidallikaks, sest ta on hübriid või kombinatsioon voolu- ja pingeallikast. Kumbki ei ole konstantne, tegelikult võiks isegi öelda, et ta mingis vahemikus näiteks siit kuni siiamaani umbes käitub nagu vooluallikas, sellepärast et vool ei sõltu eriti pingest, ta on suht sirge ja stabiilne. Ja samamoodi siin see algus, et siin ta oleks nagu pingeallikas ja siin oleks nagu vooluallikas. Nii et ta muudab oma käitumist. Mingi hetk muutub pingeallikaks, siis siin on jällegi vooluallikas. Ja kuidas me siis nüüd otsustame, et mis pinge või voolu juures me saame sellisest paneelist maksimaalse võimsuse kätte? Et see on nüüd küsimus. Voolu- ja pingeallikaga on asi lihtne, et kui meil pingeallika korral, kui me pingeallika korral nüüd takistust, kui takistus langeb, teeme takistust väiksemaks, siis vool kasvab, eks ole, ja võimsus, väljundvõimsus ka kasvab. Väga lihtne. Järelikult meil on vaja maksimaalne võimsus saame kätte siis, kus selles punktis, kus takistus on kõige väiksem. Vooluallika korral, kui meil vooluallika koormustakistust hakkame langetama, mis siis võimsusega juhtub? Kui koormus langeb, vool jääb samaks, siis pinge
pingelang hakkab kahanema ja võimsus samamoodi hakkab langema. Ja tuleb välja, et lühistatud vooluallika korral pinge on 0 ja võimsus on 0. Nii et vooluallikas käitub vastupidi pingeallikale. Kui takistus langeb, siis võimsus langeb. Sama küsimus päikesepaneeli korral. Kui meil on takistus, kahaneb, mis juhtub võimsusega? Õige vastus on, et võimsus alguses kasvab, aga hiljem langeb. Nii et väga imelik, kuidas on see võimalik? Alguses kasvab, hiljem langeb. Okei, uurime edasi. Et teeme siia siis veel korra ühe päikese paneeli tunnusjoone. Ütleme, et meil on siis siin mingisugused, paneme siia siis mingisugused märgid, konkreetsed numbrid ka peale, et 4 amprit, ütleme, et on siin punktis, et siis kuskil siin on 7 amprit ja siin on kohe on siis 8 amprit. Nii. Ja pingega teeme siis niimoodi, et paneme siia 20 volti. See on U ja vool. Siin on 20 volti, siin on keskel on 10, 5 ja kuskil siin on 18 volti. Nii et nüüd siis milline see graafik võiks välja näha? Et ütleme siis näiteks alguses siis see vool kukub ja siis kukub kiiremini. Nii, see on nüüd päikesepaneeli tunnusjoon. Ja kui me nüüd võtaksime ja arvutaksime välja lihtsalt huvi pärast, et meil on vool, meil on pinge ja siis vaatame, kuidas võimsus hakkab lihtsalt muutuma. Hakkame siit punktist tulema. Vool on 8 amprit. Pinge on meil siin 0. Kokku saame võimsuseks 0 vatti. Võtame järgmise punkti. On siis 5 volti. 5 voldi korral on meil vool endiselt 8 amprit või natukene vähem, ligikaudu 8. Ja võimsuseks saame 40 vatti ja 40 vatti. Nüüd edasi vaatame siis 10 voldi punkt siin 10 volti ja vool on natukene alla 8 ampri, aga põhimõtteliselt ikka 8, sest eriti siin ei muutu. Kokku saame juba 80 vatti. Ja siis edasi võtame nüüd näiteks siit punkti siis võtame siia ühe punkti veel juurde, või ütleme siis see 18 voldi see punkti, jah. Et ütleme, et 18 ja siin on siis meil või tegelikult ma teeks selle asja natukene, et oleks paremini loetav, et paneme, et siis et siin on meil tegelikult kuskil 15 volti ja siis kuskile paneme siia on see 18 volti. Et siis on natukene täpsem see arvutus ja tulemus on paremini näha. Et võtame siit see 15 voldi juures saame umbes 7 amprit ja kokku saame siia siis 105 vatti ja nüüd, kui me võtame siit 4 amprit ja siis 18, 4 amprit ja 18
volti, siis see on nüüd tuleb 72 vatti ja viimane punkt on meil nüüd kõige rohkem 20 volti ja siin on, aga vool on nüüd nullis, vool kukub nulli, kokku saame 0 vatti ja tuleb välja, et tõepoolest võimsus siin punktis on 0, siin punktis on 0, aga see 105 maksimumvõimsus on kuskil siin vahepeal. Okei, aga nüüd selleks, et siis asi veel selgem oleks ja visuaalne ka, võiksime mõelda niimoodi, et teeme nüüd hästi palju selliseid arvutusi, et teeme neid punkte siin põhimõtteliselt 10-20 tükki, võtame kõik järjest, korrutame läbi ja joonistame välja selle võimsusgraafiku. Et siis me tegelikult saame selle võimsus hakkab algusest nullist kasvama, saavutab mingi maksimumi ja tuleb siia alla. Vot see on nüüd päikesepaneeli võimsus. Ja tõepoolest on nüüd näha, et kusagil maksimumi ja miinimumi vahel on see maksimaalne võimsuspunkt. Ja veelgi hullem on see, et see võimsuspunkt ei ole konstantne, ta ei ole samas kohas kunagi, ta sõltub temperatuurist, päikese kiirguse hulgast, pilvitusest ja paneeli tüübist ja nii edasi, nii et ta kogu aeg liigub. Ja vot see ongi see koht siis nüüd, miks meil on vaja pingemuundurit. Et sellepärast, et kui me ühendaksime selle aku, ütleme, et see on meil 12 volti, kui me ühendaksime ta otse siia päikesepaneeli külge, siis mis tööpunktis me seda akut laadima hakkaksime? Aku pinge on 12 volti, see on meil umbes siin kohas 12. Ja see tähendab, et see aku tõmbab pinge, päikesepaneeli pinge täpselt 12 voldi peale ja nüüd võimsusgraafiku peal me tegelikult näeme, et maksimumpunkt on siin, siit saaks 100% võimsust, aga aku pinge tõttu paneel töötab siin 12 voldi juures, mis on kuskil 25% vähem võimsust. Ja see ongi vastus, et ilma muundurita võib kõike paneeli külge ühendada, eeldusel, et see koormusseade kannatab maksimaalset pinget, mis siin paneelil olla võib. Aga päikesepaneel on väga mittelineaarne hübriidallikas ja tema see tööpunkt kujuneb välja vastavalt koormusele ja see ei pruugi olla see maksimaalne võimsuspunkt, vaid võib olla kuskil siin hoopis madalamal, ehk siis see aku hakkab küll laadima, aga väga 20% väiksema vooluga ja kauem läheb aega, et täis saada. Selle jaoks on siis vaja muundurit ja mida see muundur nüüd teeb? Jõuelektroonika muundur siis põhimõtteliselt teeb seda, et võtame nüüd veel korra siis selle paneeli võimsusgraafika ette ja nüüd ja siis päikesepaneeli ütleme, et siis selle muunduri ka siia juurde veel. Joonistame siia ühe muunduri. Ja muunduri väljundis me põhimõtteliselt väljundisse ühendame aku. Ja siis sisendis me mõõdame voolu ja mõõdame ka pinget. Ja nüüd, mida see muundur teeb? Ta lihtsalt võtab siit voolu ja pinge, siin on juhtimissüsteem ja ta lihtsalt arvutab kogu aeg selle U korda I, saame võimsuse ja siis ta vaatab, oleme siin punktis, U korda I saame võimsuse, kas me liikusime näiteks siia punkti, kas võimsus kasvas või langes, kui kasvas, siis jätkab muundur koormusvoolu näiteks kasvatamist, laadimisvoolu kasvatamist, I kasvab. Nüüd mingi hetk me liigume siit punktist hoopis siia punkti. Muundur vaatab, mõõdab pinged ära, paneelil saab teada, et võimsus läks väiksemaks. Okei, nüüd peame hakkama hoopiski
koormusvoolu langetama selleks, et liikuda nüüd tagasi siia maksimumi poole. Ja niimoodi ta kogu aeg timmib, muudab aku laadimisvoolu ja otsib seda maksimaalset võimsuspunkti. Ja sedasi töötab tänapäeval enamik jõuelektroonika muundureid, mis on päikesepaneelide külge ühendatud, stringinverterid, aku laadimismuundurid, aku kontrollerid, et saada maksimaalne energia sealt paneelist kätte. Ja siinkohal siis ma tänaseks lõpetangi. Vaatasime, mis asi on päikesepaneel, miks on vaja muundurit. Ilma muundurite saab ka hakkama, aga muunduriga lihtsalt päikesepaneel on palju tõhusam. Aga tänan kuulamast ja püsige lainel!